Head televaatajad, homme võtavad mõõtu kunstnikud, kes joonistavad kohvi peale. Lähme vaatame, kuidas üks selline kunstiteos sünnib. Räägi, mis sa teed? Ma valmistan ennast võistlusteks, mis tulevad barista ja latte art. Mis on latte art? Latte art on, kogunevad kõik võistlejad ja teevad kohvikujundid erinevaid. Üks nendest on espresso macchiato, siis on cappuccino ja üks tuleb ise mõeldud jook, mis on võimalus kasutada igasuguseid abilist vahendeid. Kas võistlused toimuvad Eestis? Jaa, Eestis toimuvad Kristiina keskuses. Miks sa otsustasid võistlustele mille? Mõned inimesed oskavad väga hästi süüa teha, mõned oskavad ilusasti riietuda, aga mõned oskavad teha maitsvad ja ilusaid kohvi. Kas see on raske joonistada kohvi peal? Algus oli küll, et ma mõtlesin, et ma kunagi ei tahaks minna võistlustele, et see ei ole minu jaoks. Aga mida kauem ma juba tegelen seda kohviga, seda aina rohkem mulle meeldib. Ja meeldib, et kui ma viin laua peale, panen kohvi valmis ja siis kliendid vaatavad ja naudivad seda kohvi. Mul on hea meel ka. Nii, sa valasid nüüd piima peale. Kas joonis on juba valmis või sa teed veel midagi? Peaaegu. Selle jaoks ongi see pulk, mis aitab mind natuke siin, kui midagi on valesti tehtud, siis ma natuke korrigeerin ja näiteks panen praegu silma. Bye, draakon! Joodav küll, jah. Väga hea kohvi on. Aitäh! Väga ilus ja joodav ja maitsev. Aga räägi, kuidas tal välja tuli, siis on aru praegu ei ole saada, sest et draakonist on jäänud ainult pea ja natukene kaela osast. Aga ma arvan, et sa nägid. Iseenesest ta valas väga hästi, aga mina oleksin tahtnud natuke rohkem kontrasti saada. Ehk siis? Heledamad alad oleks heledamad, tumedamad alad tumedamad ja et need piirjooned oleksid paremini välja joonistatud. Aha, kas see võistlus on nii tõsine siis kohe? On. Hinnatakse kõike alates joogitemperatuurist ja maitsest, kuni lõpetades siis tõesti sellega, mis on tõeliselt oluline, ehk siis kujundite väljatulemisega, kas nad on identsed, need 2 tükki, mis kohtunikele esitletakse, et kõik on oluline. Kui inimene ei ole absoluutne mitte null kunstnik, nagu mina ei oska absoluutselt joonistada. Kas mul on lootust, et ma saaks ka mingi väikse pildikese kohvi peale joonistada? No ma arvaks, et 10 kilo kohvi, 100 liitrit piima vahustada, siis hakkavad tulema need kujundid ka kenasti. Aga kaua aega mul läheks või kaua aega üldse läheb ühele inimesele, et ära õppida midagi sellist? Oleneb kindlasti õppetahtest, aga ma arvaksin, et 6 aega sellist tõsist tööd on absoluutne miinimum, et hakkaks kuhugi poole üldse minema.